No tšau, ma pean sulle midagi ütlema, kurvastusega. Ma ei ole käinud Mehhikos. Ja kuidas ma seda kurbust leevendan? Väga lihtsalt. Ma valmistan endale Mehhiko riisiroa. Ühtlasi on see toit ka mul toitumiskavas. Hakkame valmistama, aga enne näitan sulle koostisosasid. Tule vaata. Nonii, käime üle siis kõigepealt koostisosad. Kuna tegu on riisiroaga, siis ilmselgelt riis on seal sees. Järgmisena kasutan mina kana filee asemel kana kintsuliha jällegi sellepärast, et siin on natukene rohkem maitset tänu siis rasvale ja teistsugusele tekstuurile. Juurviljadest või taimedest läheb sinna sisse siis paprika, porgand ja valge sibul ning veel purustatud tomatid. Kes tahab nüüd värsket tomatit kasutada, palun väga. Täpselt sama protseduur, mis nendega lihtsalt tükeldad ära ja nii lihtne see ongi. Maitseainetest läheb sinna sisse siis vürtsiks cayennepipar. Siis siin mul on kuivatatud küüslauk, Santa Maria oma. Võib ka värsket kasutada, kes soovib. See on minu sool. Nüüd pune läheb sinna sisse. Kanapuljong. Siin ma kasutan puljongi kuubikut. Palun kasutage öko, sellepärast et see on natukene tervislikum. Paprikapulber läheb sinna sisse ja viimaks siis mustpipar. Ja nüüd selle kohta ma pean lihtsalt seda ütlema, kellele ei meeldi mustpipar, siis proovige kindlasti see ära, sest see muudab paljud toidud palju paremaks tänu sellele, kui hea, aromaatne ja teistsuguse maitsega ta on. Nii et koostisosad on nüüd üle vaadatud ja hakkame valmistama. Kõige selle vürtsi kõrvale panin natukene hapukoort ka, mis siis kõigele sellele teravatele elamustele teeb vahepeal maitsemeeltele pai ka. Nii et head nautimist ja head isu!